Pöördun kõikide reumatoloogiliste patsientide poole. Reumatoloogiliste patsientide risk nakatuda koroonaviirusesse võib olla tavapopulatsioonist kõrgem. Ravimite või autoimmuunhaiguste tagajärjel pärssitud immuunsusega patsientidel on ka suurem risk põdeda haigust raskelt. Koroonaviirus võib samuti ägestada all olevat reumatoloogilist haigust. Sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise plaani alusel peaksid olema esmajärjekorras vaktsineeritud need reumatoloogilised patsiendid, kes on viimase 5 aasta jooksul saanud immunosupressiivset ravi. Immunosupressiivse ravi alla kuuluvad glükokortikoidid ehk hormoonravi, näiteks metrool, prednisoloon, traditsioonilised baasravimid nagu Trexan, Arava, bioloogilised preparaadid ja sihtmärgistatud preparaadid nagu Rinvoq või Xeljanz. Kõik vaktsiinid COVID-i vastu, mis on praegu turul või väljatöötamisel, ei ole elusvaktsiinid, seega ei või nad põhjustada haigust ega muuta teie geneetilist infot. Neid vaktsiine saab ohutult kasutada nii reumaatiliste haiguste kui immuunsupressiivset ravi saavatel patsientidel. Vaktsineerimise saadav kasu, kas haiguse ennetamise või kerges vormis läbipõdemise näol, kaalub üles vaktsineerimisest tulenevad riske, mis on minimaalsed võrreldes COVID-i läbipõdemise võimalike tüsistustega. Vaktsineerida tuleks eelistatult siis, kui reumatoloogiline haigus on madala aktiivsusega. On soovitav vaktsineerida kas enne reumatoloogilise ravi alustamist või enne järgmist ravikuuri. Aktiivse haiguse korral on soovitatav konsulteerida oma reumatoloogiga. Patsiendid ei pea vaktsiini saamiseks oma reumatoloogilise haiguse ravi katkestama. Rituximaabi korral peab vaktsineerimine toimuma 15–17 nädalat peale viimast rituximaabi manustamist. Julgustame kõiki reumatoloogilisi patsiente vaktsineerima COVID-i vastu, olenemata raviskeemist või diagnoosist. Vaktsineerimisest tulenev kasu ületab riske. Olles vaktsineeritud, vähendame COVID-ist tingitud raskeid tüsistusi, vaktsineerime ja püsime terved.